Tervitus, Rutt! Tere, tere. Kuule, me oleme siin kahekesi nüüd sellepärast, et õigemini mina kirjutasin sulle, et sa said sünnikaardi. Et kuidas sul selle sünnikaardiga läinud on? Mida sa sealt õppinud oled? Kas see on kasuks tulnud? Või oli see selline suht keeruline, et mida oli raske lugeda? No kindlasti kasuks, kuna mina olen ka 7, siis ma näitan sulle kohe, mis ma sellega teinud olen, täiesti läbi töötanud. Nii armas, tõeline kapsas juba, nagu ma näen. Ja, ja kusjuures kogu aeg tuleb see infot juurde, et kuna ma täiesti võõras ei olnud sellel teemal, et võtsin täna enda ligi ka selle toreda raamatu nagu numbrid, numeroloogia. Ahah, Millest ma 30 aastat tagasi alustasin, arvutasin kusjuures pulma kuupäeva täpselt selle järgi välja. Siis sinu süsteem oli hästi huvitav ja teistmoodi ja hästi palju täiendas ja võimaldab nagu süvitsi minna ja no natuke seda saatuse maatriksit olen ka proovinud arvutada. Sellepärast ma nii ruttu pihta saingi ja pika nuputamise peale ka selle hingevisiooni välja nuputasin, aga see on saladus meil. ja see on saladus, sellest me ei räägi. Sa oled Ja. üks kolmest vist, kes selle ise on välja nuputanud, nii et aitäh sulle. Mhm. Ja tegelikult on see tõesti mitte nii, et sa loed läbi ja kogu lugu, vaid sellega tulebki tööd edasi teha. Ja vahepeal õnnestus mul enda sünni kellaaeg teada saada, sain astroloogilise prognoosi tellida ja tegelikult on see nii huvitav, kuidas nii-öelda need erinevad kanalid täiendavad seda. Mhm. No ütleme niimoodi, et nii see human design, astroloogiline kaart kui ka see numeroloogiline analüüs tõestab ühte seda, et ma ei tohi kapi taha jääda, et ma pean nii-öelda välja tulema. Vat, nägid, nii see Ja. on. Kusjuures mulle nii meeldib see, et sa räägid sedasama juttu, mida minagi, et tasub ennast puurida ja uurida erinevast aspektist ja teate, uskuge mind. Ja noh, Rutt juba oli praegu täielik kinnitus sellele, et nad kõik kinnitavad ühte asja, ainult igalühel on oma väike, oma vaatenurk. sa mõtled, vau, niimoodi peaksin tegema. Selle peale ma ei tulnudki. Et Mhm, väga armas. mhm. Eh, Ja võib-olla ütlen kohe selle ka ära, et see sinu prognoos inspireeris mind nii-öelda kapist või sahtlist välja tulema, et no tegelikult ütleme, elu andis jalaga tagumikku mul ikka otseses mõttes ja nagu kassipoja pani ninaga piima sisse, et olles eluaeg luuletusi kirjutanud, no siis juhuslikult tuli mulle töökaaslaseks inimene, kellel on juhuslikult kirjastus. Ahsoh, Jah, see ei ole ja juhus, see ei ole juhus. et sellepärast ma rõhutan, et juhus on ju. Jah. Ja, ja ta veenis mind nii-öelda avaldama ja siin on siis see suur töö, mille pealkiri on Ütlemata sõnad tekitavad kõrvetisi südames. Oi, kui ilusti kõlab. Üks rida ühest luuletusest ja mis teeb nagu hästi eriliseks, on siis see, et illustraator on minu oma tütar, kes on ka sündinud sellisel aastal, mis lõpeb 5-ga, 2005. Ja selline koostöö siis tuli. Ja ma üldse ei kahetse, et ta selle ette võtsin, sellepärast et numbrid kirjeldavad ka seda, et number 7 ja number 5. Noh, võib-olla ütlen selle ka välja, et ma olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja Nõo Reaalgümnaasiumis ja tunnen, et ma olen täpselt sellel samal kohal. Ja mis on hästi huvitav, et sinu see prognosti välja selle, et õpetamine on minu teema ja astroloogilises analüüsis oli just välja toodud see, et gümnaasium ja kõrgkool on nagu see koht, kus ma peaksin olema. Ja Mhm. elukogemus kinnitab seda, et ma töötasin mõnda aega ka põhikoolis, aga seal põhimõtteliselt põlesin läbi. See ei olnud minu koht. Aga praegu on mul sama lugu, mis sinul, et töö on hobi ja hobi on töö ja see vabadus, mida siis see elukutse võimaldab, nii nagu 7 ja 5 seda vabadust tahavad, et see on siin Mhm. täiesti olemas.
issand, kuule, see on nii armas, armas kuulda selles suhtes, et jällegi see, et vaata, numeroloogiast tulevad teatud asjad välja, sa saad selle suuna kätte ja näed, astroloogia selles analüüsis sa saidki teada, et sul on just need kohad, aga õpetamine kinnitas sedasama Mhm. numeroloogilist. kas sa saaksid selles suhtes, kuidas ma ütlen, ma olen väga tänulik, et sa jagasid seda kõike. kas sa saaksid lõpetuseks tõsta selle oma luuleraamatu veel siia rohkem kaamerasse, et kui sa suunad selle kaamerasse? ma ei tea, kui hästi te ja näite. väga hästi, väga hästi. kas Ämi Kitsune, kas see on sinu? See on pseudonüüm ja selle taga on pikk mütoloogiline lugu, milles ma võin mõnikord rääkima tulla, sellepärast et see on seotud lapsepõlve kujuteldavate kaaslastega ja nii-öelda siis see legend seal taga on ka, ma siin raamatus tegelikult räägin selle lahti, Okei aga see on pikk lugu. ei, see, kuule, nüüd lõhnab selle järgi, et sa peaksid ikkagi külla tulema meile siia numbrite keelde rääkima, kes sa oled, selline natuke pikemalt endast. aga kuskohast seda luuleraamatut endale soetada saab? Apollo raamatupoed müüvad, Rahvaraamatus on aga tegelikult kõige soodsam on minu käest osta, sest ma mõtlesin, et ma teen sinu kanali vaatajatele sooduka. Et kui oo, Apollos maksab 21,95, siis mina müüksin 15 euroga. kuulsite jah? Jah, et see on nii-öelda raamatu omahind, sest selle eesmärk ei olnud mitte kasumi teenimine, vaid kapist väljatulek. ja see on tänu meile mõlemile siis selles suhtes, et mina olen oma kanalitel tuututanud siin palju numeroloogiast, sina võtsid sabast kinni, sa juba teadsid numeroloogiast midagi ja sa said siit tõuke, pluss veel astroloogia, pluss human design ja kõik, kogu see kompott kokku ja pluss töökaaslane ja sa mõtled, et jupp, kui ütleme siis niimoodi, et nüüd on see aeg käes, nüüd peab seda tegema. Aitäh, kallis Rutt sulle ja ma panen siia kommentaaridesse või selle video kirjelduse siis ka, kus kohas sinuga ühendust saab võtta. äkki sa mainid veel siia lõpuks ka, et kuhu kannataks kirjutada või? Facebooki võib kirjutada mulle sõnumitesse, aga meiliaadress ka rutt.maal.001@mail.ee. see 001 on sellepärast, et ma esimese parooli unustasin ära. noh, on nii nagu on. jah, Ja aga aitäh sulle, kallis Rutt. aitäh sulle. väga tore.